Õpetajate sõnul ei peegelda nende tänane palganumber ei töökoormust ega vastutust ja aina enam õpetajaid lahkub töölt. Haridustöötajate liit on aga juba hoiatanud, et kui riik ei tõsta õpetajate palka vastava tasemeni, siis aina rohkem hakkab meie haridussüsteem sõltuma eraõpetajatest. Eesti Haridustöötajate Liit taotles 2026. aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Me oleme praegu jõudmas olukorda, kus meie hariduskvaliteeti hoiavad vee peal eraõpetajad, sest igal 4. üldhariduskooli õpetajal puudub vastav kvalifikatsioon. Me olime aastaid väga heas positsioonis, et meil oli tõesti see, et laste ja õpilaste siis haridustase ja edasijõudmine koolis ei sõltunud praktiliselt üldse siis perede sotsiaalmajanduslikust taustast, aga nüüd on see suurenenud ja see üks põhjuseid ongi see, et meil ei ole enam piisavalt kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid ja siis need pered, kes näevad, et tahavad ikkagi oma lastele paremat haridust, siis nad peavadki palkama siis eraõpetajaid ja see tegelikult aina suurendab seda ebavõrdsust. Haridustöötajate liidu hinnangul tekib järjest rohkem olukorda, kus lapse edu koolis sõltub sellest, kas vanematel on võimalik eraõpetajale maksta. Küsimus ei ole enam ainult õpetajate palgas, vaid kogu haridussüsteemi võimekuses kõiki lapsi võrdselt toetada. Töökeskkond on see, mis tegelikult hakkab määrama seda, et kas inimene tahab selles ametis jätkata. Ma ikkagi rõhutaks ja tooks siia juurde, et hästi oluline on, et kooli tasandil oleks koolijuhil võimalus diferentseerida palka ja ka leida võimalusi, kuidas tunnustada head tööd. Seetõttu riiklikud mehhanismid peaksid pigem jääma selle juurde, et me kehtestame miinimumi, aga see, kuidas kooli tasandil me oma tööd korraldame, see peaks olema selle kogukonna ja selle juhtkonna vastutus. Kui me räägime uuest karjäärimudelist, siis see võimaldab diferentseerida palkasid. Samas õpetajad, kellel on koormus suurem, nende palganumber ka võib olla natuke suurem, sest meie majas näiteks kvalifikatsioonita õpetaja palk ongi riiklik miinimum ja need, kes teevad rohkem tööd mahult või kellel kvalifikatsioon on parem, et nende palganumber ka sinna kuskil 3000 alla läheb. Lookooli direktori sõnul on loomulik, et suuremat palka teenib kvalifikatsiooniga õpetaja, kellel on vajalik haridus ja pädevus. Õpetajate sõnul ei motiveeri aga ka kvalifikatsioon enam piisavalt olukorras, kus vastutus kasvab kiiremini kui palk. Ma olen ka Tallinna Ülikoolis inimeseõpetuse või klassiõpetajatele inimeseõpetuse didaktikat õpetamas ja ma tegelikult näen, et noored tahavad kooli tulla. Ja kui toredasti nad seal tunnis ülesandeid teevad ja koduseid ülesandeid teevad ja kuidas nad minu mõtetega kaasa tulevad ja siis, et ma päris kindlalt ei tea, kas ma ikka, et kui ma lõpetan, kas ma tulen kooli, eks ma vaatan seda palganumbrit, kus rohkem pakutakse. Nii et paratamatult kõik ikkagi selle palganumbri taha tuleb, et sellest tööraskusest ma arvan, et päris paljud suudavad üle elada selle. Suur töökoormus paneb töölt lahkuma niigi väheseid reaalainete õpetajaid. Olukorra lahendamiseks on välja käidud idee, et näiteks matemaatika ja füüsika õpetajad peaksid saama rohkem palka kui näiteks eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Me praegusel hetkel küll näeme, et oluline on see, et kogu seda professiooni ja hoida ja meie siis haridust tagada, me peame ikkagi kõigi õpetajate töötasu kõrgemaks ehk normaalseks tõsta. Eelmisel nädalal võttis riiklik lepitaja menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palga suhtes. Riiklik lepitaja kohtub esialgu osapooltega eraldi. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, saab Haridustöötajate Liit streigi korraldamise õiguse.